Võtke üks. Tere päevast! Mina olen Pelgulinna sünnitusmaja ämmaemand Meelike Reimer. Nii tore, et Yoko enne mind lõpetas. Yoko on minu joogatundides käinud sünnituseks ettevalmistavas ja nüüd on mul nii hea jätkata, et üks naine, kes on saanud head sünnituskogemused, on just vahetult enne mind esinenud. Ma teen Pelgulinna sünnitusmajas sedasama loengut tuhude leevendamine ja lõdvestumine. Ja seda loengut ma teen iga kuu mitu korda ja see on 1,5-tunnine loeng. Ja täna ma püüan teile siis poole tunni jooksul natukene midagi selgitada, et ma annaks teile hea meelega need meie perekooli voldikud. Te leiate üles selle loengu, ma saadan siit edasi, et te saate edasi saata. Ja siit ka edasi, et te saate lihtsalt võtta ja edasi saata. Nii. Sünnitamine on naise töö ja me peame selle töö lihtsalt ära tegema. Ja see on õnneks selline töö, mis on rütmiline. Ja nii nagu igaks tööks on ju vajalikud oskused, nii ka sünnitamise tööks on vajalikud sünnitamise oskused. Ja kuna sünnitusele kui tööle on väga mugav vastu minna, sellepärast et sünnitus koosneb tuhudest ja tuhuvaheaegadest, siis on ju sinu peas ka vaid 2 küsimust, et mida teha siis, kui on tuhu ja mida teha siis, kui on tuhuvaheaeg. Alustame siis tuhust. No siin taustaks jooksevad meil Pelgulinna sünnitusmaja tutvustavad pildid, et selline näeb meie maja välja ja selliseid võimalusi siis pakub ettevalmistuseks ja sünnituseks. Aga nüüd, mis on tuhu? Et tuhu on siis võimas emakalihase töö, et emakas oli ju sul ploomi suurune, nüüd on ta 9 kuuga kasvanud suureks võimsaks nagu kõrvitsaks. Ja tuhu jaoks tähendab see seda, et see võimas emakas läheb tööle. Ta tõukub ette ja siis tugevalt alla ja jääb seda tugevat tõuget hoidma, tekitades sellega siis kas alakõhtu või selga või jalgadesse sellist tugevat pinge, surve, venituse ja valulikkuse tunnet, mida me valuskaalal mõõdame isegi 10 pallisüsteemis. Ja see on sünnituse erinevates etappides erinev, see valutunnetus. Tuhu tuleb, ta kestab, tuhu läheb ja sa puhkad. Taas tuhu tuleb, see kestab, sa hingad ta maha ja tuhu lõpeb ja sa lõdvestud ja puhkad. Et sünnitus ongi selline rütm, mis saabub sinu kehasse. Ja tuhu ajal on vajalik see tuhu maha hingata. Sest kuna tuhu tekitab selliseid pinge ja surve tundeid valulikke, siis tavaliselt, kui meile tuleb selline valulik tunne või pinge keresse, siis me tahame nagu vastu pingutada. Aga sünnituse ajal, selle tuhu ajal, kui sa hakkad vastu pingutama, siis sa automaatselt hoiad ka hinge kinni. Sa pingutad oma lihaseid ja just neid lihaseid, mis on nagu sünnitusega seotud. Ja kui sa need lihased nagu pingule tõmbad, siis tegelikult kogu sünnitusprotsess saab nagu takistuse. Ja selleks, et sa tuhu ajal ei takistaks selle sünnituse edenemist, pead sa mõtlema, et minu töö on see tuhu maha hingata. Lihtsalt selleks, et sa mitte kuidagi ei hakkaks kartma. Ja see hingamine iseenesest ei ole üldse keeruline. Tuleb vaid keskenduda pikale väljahingamisele ja sa juba teedki õiget asja. Et me tavapäraselt ju hingame kopsupiirini ja tagasi. Kui tuleb tuhu, siis sa lihtsalt ei saa tavapäraselt hingata, sellepärast et tuhu energeetika on nii võimas, et sa pead nagu pakkuma hingamise rütmiga mingit tasakaalu sellele energeetikale, mida su keha siis parasjagu tunneb. Ja
sa saadki seda siis pikkade väljahingamiste kaudu hakata järjest proovima, et tuhud, kui alguses tulevad, nad on ju lühiajalised. Keha tõmbab võib-olla krampi, pingule, sa saad kohe aru, ei, see ei ole see, mida ma pean tegema, ma pean selle maha hingama. No eksisid ükskord, mis sellest? Järgmise tuhu hetkel saad sa seda eksimust parandada ja saad hakata proovima, kuidas nüüd on, kui ma hingan selle tuhu pikkade väljahingamistega maha. Et ma teen ettepaneku, et proovime siin seda kõike, et väga tore, et tugiisikuid on ka siin, et tegelikult ka tugiisikutel on hästi mõistlik õppida see tuhuaegne hingamine, sest et teie olete ju sünnitaja otsesed vaatlejad ja otsesed aitajad seal sünnitusel ja koos oma sünnitajaga saad sa nagu suurepäraselt ise ka kaasa hingata. Et me võiksime nüüd proovida, et sa võid panna silmad kinni, kui sa soovid, aga sa võid ka silmad lahti teha, silmad kinni võib-olla annab selle eelise, et kõik ümbritsevad ei sega sind lihtsalt, et su keskendumine saab olla tõepoolest sellele pikale väljahingamisele suunatud. Ja sünnitusel ka väga sageli sünnitaja tahabki olla kinni silmi, ta tahab nagu oma kehaga hakata koostööd tegema ja iseennast nagu sünnitusel aitama ja hingamine pakub nagu eriliselt head abi. Nii et ma teen ettepaneku, et pange korraks silmad kinni ja lihtsalt tunnetage, et kuidas te istute. Ja püüa nüüd istuda nii, et sa oled vaba, et su nägu on vaba, eriti suu ümbrus ja kõri oleks vabad. Et su rinnad on vabad, õlad, käed, kõht, selg ja pepu ja jalad. Et sa nagu tajud, et sa suudad lõdvaks lasta ennast. Ja nüüd mõtle selle peale, kuidas sa hingad, kuidas tavapäraselt sa hingad ju nina kaudu sisse ja nina kaudu välja. Nüüd sünnituse ajal, selleks, et seda pikka väljahingamist saaks teha, on ikka enamasti tehakse seda läbi avatud huulte ja kõri. Et püüa nüüd teha sellist hingamist, et sa hingad nina kaudu sisse ja hingad läbi pehme kõri ja pehmete huulte pikalt välja. Püüa nüüd järgmine kord teha veel rahulikum ja veel pikem ja veel ühtlasem väljahingamine. Ja tee seda kolmas kord nüüd nii, et luba endale ka teatud sellised pahinad kaasa tulema. Nii, kas te märkasite ja noogutage, kes tundis, et kõht liikus veidi sisse poole? Tundsite, et kui te pikalt välja hingasite, et teil tekkis alakõhtu selline väike pingetunne? Ja see ongi õige, sellepärast, et selleks, et teha pikka väljahingamisssooritust, automaatselt aktiveeruvad sinu kõhuristilihased ja nad natuke toetavad seda, et see väljahingamise pikkus tuleks nii hea. Ja nüüd anatoomiliselt on see väga hea märk, sellepärast, et kui su kõhuristilihas veidikene pingutus saab, siis täpselt korrus allpool hakkab ju pihta see vaagna põhi, see sünnituse korrus. See, kus on 3 kihti lihaseid, pindmised, keskmised ja süvakihid, emakakael asub siin vahel. Ja nüüd selleks, et see vaagna põhi hästi pehme oleks, see pikk väljahingamine, mis viib su kõhu sissepoole, tekitab siia vaagna põhja avarust ja pehmust juurde. Siin ongi ju need 3 tähtsat ava ka, ureetra ja tupeava ja pärakusfinkter ja selleks, et tupeavast mahub lõpuks nii suur tita, peamõõt on kõige suurem läbi, selleks kõik naaberorganid tulevad appi ja otseselt sina saad toetada, et sinu need vaagnapõhjalihased oleks vabad. Ainult läbi selle, kui sa tuhu ajal sooritad pikki väljahingamisi. Mingil hetkel sa hakkad tundma, et hingamise sisse hakkab tulema ka häälikuid. Sa hakkad tahtma aatada, ootada, uutada, see tuleb täiesti spontaanselt. Et meie seda oma loengutes proovime, me ka jooga ettevalmistuses seda proovime ja tavaliselt naised, kui nad esimest korda proovivad häälitsedes hingata, siis nad tunnevad, et see on tobe, et see on kuidagi imelik. Ja kui me ütleme veel, et mine koju ja proovi seda oma tugiisikuga, et kuidas on häälega koos hingata, siis nad ütlevad, et issand, kuidas me itsitasime, et see tundus tõeliselt tobe.
et miks see tundub niimoodi sünnituseks ettevalmistuse käigus, et see hääl nagu ei paku eriti usku või usaldust. Sellepärast, et su keha sisemine energeetika ei vaja kaasa häälitsemist. Aga sünnituse ajal, kui tööle läheb üks väga suur ja võimas lihas ja kui kehasse tekib niisugune tugev energiatulv, see tugev surve, mida see emakas teeb, ta ju tuhu ajal surub kogu emaka sisu alla, tekitades alakõhtu, selga või jalgadesse sellist pinget, survet, valulikkust, siis korraga selleks, et sa sellest üle oleksid, sellest väga tugevast tundest, sa hakkadki neid pikki väljahingamisi tegema. Ja hääl tuleb iseenesest. Ta lihtsalt tuleb ise kaasa sinu seest. Ja niisugused toetavad hääled on ikka A-d, O-d, U-d, mida saab madala väljahingamisega hingata. Et ma väga soovitan, minge täna koju ja proovige, kuidas on hingata häälekaid väljahingamisi. Ja te hakkate korraga tundma, et üks häälik kõmiseb teie põskedes, peas, teine häälik kõmiseb siin kusagil rinnakus ja lõpuks, kui te olete juba mõnda aega niimoodi häälega hinganud, te tunnete, et te olete natuke unised ja natuke rammestunud ja see on märk sellest, et selline hingamine rahustab ja maandab. Ja iga sünnitaja peab oskama ennast sünnitusel ise rahustada. Ja hingamine on selleks üks parim meetod. Ja need hääled, mis tulevad madalalt sinu seest välja, pakuvad sulle endale parimat. Kuna ma olen 1000 titat umbes ilmale aidanud, siis ma olen naistega ju väga lähedaseks saanud. Ja mõni naine ütleb, et tead, mul hakkas tulema nii ürgne hääl mu seest välja, et ma ei teadnudki, et ma olen nii ürgne, et ma olen nii vägev. Siis üks naine ütles, et tead, mu mees filmis mind ja kui ma kodus näitas, kuidas ma hingasin, siis ma mõtlesin, et kuidas ma oskasin sellist häält teha, et ma ju harjutamise käigus ei jõudnud hetkekski nagu sellisele lainepikkusele. Ja tõesti sünnituse ajal sa avaned, sa nagu märkad, et meil on mingisugune selline ressurss tegelikult, millest meil aimugi ei ole. Ja see tulebki sul selle tuhuaegse hingamisega, see teada saamine ja see on nii äge. Ja mõni naine ütleb, et tead, kui ma tuhu lõppes, siis mul oli sellest hingamisest selline rahulolu tunne sees, et ma sain nagu sellega hakkama. Sina tunned täpselt sama asja. Kui sa ei karda, siis sa julgedki hingata. Aga selleks, et sa ei kardaks tuhu, sul peab olema häälestumine enne tehtud. See on see, mis on kahe kõrva vahel olevad mõtted. Et tuhust tuleb alati mõelda, et tuhu on vajalik. Iga tuhu on väga vajalik, sest ainult tuhu, see hetk, kui emakalihas töötab ja surub emaka sisu alla, ainult see tuhu teebki seda sünnitamise edenemise tööd. Ja lapsega kohtumine tänu igale tuhule tuleb järjest lähemale. Ja sellepärast ongi vaja hakata endale ütlema, et rasedus lõpeb sellega, et ühel päeval mul hakkavad tuhud, ma hakkan tundma vägevaid tundeid kehas, need on õiged tunded. Mu mõistus ütleb, jah, niimoodi ma peangi tundma. Ma peangi tundma, et mul on kehas korraga pinge, surve ja valulikkuse tunne. Aga ma suudan sellest üle olla, sest ma tean, et ma tuhu hingan üle. Ja kui sa hakkad tuhu ajal kohe hingama, tal on ju oma tulek tuhul, ideaalne tuhu on 60 sekundit pikk. Tal on oma tulek, oma kulminatsioon ja oma minek. Ja sa märkad kohe, kui ta tuleb, sa hingad rahulikumalt, kulminatsioonis läheb su hingamine vägevamaks, ägedamaks, ürgsemaks ja tuhu lõppedes jälle see hingamine läheb nagu loomulikumaks. Ehk siis sisuliselt sa sellest 60 sekundist 30-40 sekundit oled selles hetkes, kus sa tõesti tunned natuke veel ja kohe ta on läbi see tuhu. Ja tugiisik saab ka sulle appi tulla. Et kui ta ikkagi näeb, et sul on vaev ja piin selles kulminatsioonis seda pikka väljahingamist lõpuni sooritada ja tema hakkab sinu kõrval niimoodi hingama, sa saad oma tugiisiku hingamise rütmi ennast väga mõnusalt nagu sisse mahutada. Et kui mehed on tugiisikud, siis nendel on nagu reeglina ka selline madalam tämber ja võib-olla on selle sisse nagu haakida ennast natuke mugavam, aga see ei tähenda seda, et tugiisik peaks olema mees.
Nii, mis siis tuhu on? Tuhu on see hetk, kui aju saadab sinu emakasse signaali, emakalihasele, et hakka tööle. Ehk siis see signaal on oksudad siin. Ja oksudad siin paneb emaka kokku tõmbama. Tekitab kokkutõmbe, mille käigus emakas olev sisu lükatakse alla väljapääsu poole. Ja sinu ülesanne on läbi hingamise hoida see väljapääs lihtsalt vaba. Nii, iga tuhu on vajalik. Iga tuhule sa võiksid mõttes öelda ka aitäh. Aitäh, et ma saan seda kogeda. Aitäh, et see on nii vägev, aga ma saan sellega hakkama. Ja õnneks lõpeb iga tuhu ära. Ta ju kestab minuti. Ja siis saabub maailma kõige ilusam hetk. Ja see on tuhuvaheaeg. Tuhuvaheaeg on lihtsalt nii mõnus, sellepärast et emakalihas lõpetab töö. Emakas laseb ennast pehmeks, kõik surved, pinged kaovad ära ja sa saad lihtsalt puhata, vabaks lasta ja kosuda. Ja võt see on nüüd väga määrav, et mida sa selle 2 tuhuvaheajal peale hakkad. Väga sageli on niimoodi, et tuhu ajal sa hoiad väga tugevasti kusagilt kinni. Sa oled ju erinevates asendites. Siin on ka näha olnud sellised keha ettepoole kaldeid ja kinnihoidmiseid, mis tekitavad väga tugevaid pingeid kätelisse, õlgadesse, näkku, kuklasse. Ja nüüd, kui sa tuhu järel, hingamine on ju ka olnud väga äge. Ja kui sa tuhu vaheajal nüüd ei anna endale sellist korraldust, et nüüd ma lasen kiiresti lõdvaks, siis tahab jääda see pinge nagu tükiks ajaks veel spontaanselt peale. See on nagu paratamatu, sest et sa lihtsalt oled selles protsessis nagu nii tugeva energeetikaga sees. Aga see tuleb sul ära lõpetada. Kui tuhu lõpeb ära, siis lõpeta ära see äge hingamine. See võib veel nagu kaasa tulla iseenesest, vaid sa ütled, kõik, nüüd on läbi, lõppes, nüüd ma puhkan. Ja anna endale korraldus, et ma lasen ennast igalt poolt lõdvaks. Ja sa lased lõdvaks ja tee selline järelkontroll ja alusta ülevalt poolt, kas mu nägu on vaba, kas mu õlad on vabad, rinnad, kõht, selg, pepu ja jalad, et lased nagu ülevalt alla sellise mõttejõu ja järelkontrolli ja paned kas või silmad kinni ja tunned, kuidas uni ja unenägu tuleb peale 2 tuhuvaheajal. Isegi püsti asendis, toetudes millegile, saab naine näha unenägu. Et see on nagu nii hea märk, kui selline asi juhtub, et see näitab, et sa ei karda sünnitust. Sa võtad seda loomulikuna, sa julged unne jääda. Ega sa seda maha ei maga seda järgmist tuhu. See äratab sind oma tulemisega üles ja paneb sind hingamistööd jälle tegema. Aga just see, et sa saad korraks täiesti lõdvaks. Ja mis nüüd juhtub, kui sa saad täiesti lõdvaks? Su aju saab kõikidelt hetke tagasi pinges olevatelt lihastelt signaali. Me oleme vabad, me oleme pehmed ja aju hakkab koheselt tootma endorfiine. Endorfiinid on valuvaigistid. Need lähevad järgmise tuhu ajal tööle ja käiku. See tähendab, et kui sa oled väga meisterlikult lõdvestunud 2 tuhuvaheajal, siis järgmise tuhu ajal on sul keres piisavalt palju endorfiine, mis kõik su keres sulle appi tulevad, et järgmist tuhu jälle maha hingata. Aga kui läheb nüüd teistmoodi, kui läheb nüüd niimoodi, et sa 2 tuhuvaheajal unustad ära lõdvestamise või sa oled juba nii väsinud, et sul hakkavad tulema pähe sellised mõtted, et sa ei suuda enam, sa ei jõua enam. Sellist hetke ikka sünnitusel kipub tulema, kus enesealetsus tuleb peale. Teate, see on nii normaalne, et selliseid natukene nagu kriisiolukordi sünnitajal tekib. Ja sa ei suuda lõdvaks lasta 2 tuhuvaheajal. Sa jääd näiteks kusagilt pinges, sa jääd nagu isegi kusagilt kogemata kinni hoidma, ütleme, oled tugiraami peal ja hoiad sealt sarvedest kinni ja sa oled siuke käega pinges. Siis kõik need pinges olevad lihased saadavad su aju signaali, me oleme pinges. Ja mida teeb aju? Aju hakkab koheselt tootma adrenaliini kogu üle kere. Ja adrenaliin on valuvõimendi ja see läheb järgmise tuhu ajal käiku. Et sellepärast otseselt on väga oluline, et sa suudaksid lõdvestuda, et su tugiisik oleks teadlik, et vaata,
kas ma olen kahe tuhu vaheajal vabaks saanud. Korralda mulle erinevaid abivahendeid, et ma saaksin tõesti puhata, lösutada või hoopis ringi kõndida, minna tualetti. Et tugiisik ütleks sulle, et kui tubli sa oled nii armas. Ma näen, et sul on raske, aga ma näen, et sa saad selle sünnitamisega hakkama. Tegelikult sa vajad neid sõnu, sa vajad neid lohutuseks, sa vajad neid edasiminekuks ja sa vajad sünnitusega hakkama saamiseks. Ja niimoodi see sünnitus käibki. Nii et lõdvestus on väga määrav ja lõdvestust saab ka harjutada, et lähed täna õhtul koju, kui tuleb magamamineku aeg, annad endale voodis korralduse, ma lasen nüüd kiiresti lõdvaks. Ja siis tee selline ärksa meelega järelkontroll, hakka ülevalt peale, kas mu nägu on vaba, suu ümbrus, see koht on nagu, see ülemine kolmnurk on kõige keerulisem koht meil kõikidel inimestel, selle lõdvaks saamine. Et kas ma olen vaba, kas mu rinnad, kõht, selg, kas mul kõik need kohad on vabad. Ja siis lase see ärgas meel minema ja siis tulebki selline väga mõnus, unne, suiguv tunne ja enamasti väga kiiresti tuleb ka unenägu. Aga võib-olla sa saad hoopis oma keha kohta neid sõnumeid, et mul on väga raske suu ümbrust pehmeks lasta, mul on raske kaela ja õlavöödet pehmeks lasta ja sellest võiksid sa oma tugiisikut informeerida. Võib-olla ta peab siis sind just silitama võib-olla turja pealt või sõnadega ütlema, lase vabaks, sa oled nii tubli, lase nüüd vabaks, puhka, kosu, sest mitte ainult sina ei puhka, vaid tegelikult puhkab ka tita. Et mida tähendab tuhu tita jaoks? See tähendab seda, et see võimas emakalihas võtab teda nagu ühte tugevasse kalli haardesse. Kohe nii kõvasti, et hing korraks kinni. Ja siis, kui sa lõdvaks lased kahe tuhu vaheajal, siis tegelikult kõik vereringe hakkab vägevamalt liikuma, toitained ja hapnik jõuab lapseni, et ka tita kosub sellest vägevast tuhust läbi sinu lõdvestuse väga edukalt üles. Nii, mis on tuhu? Tuhu on võimas emakalihase töö. Sa ei karda seda, sa ütled, et see on vajalik. Ma peangi tundma oma kehas neid vägevaid tundeid, ma hingan need maha. Sa jõuad 6-8 pikka hingamist teha ühe tuhu ajal. Seda ei ole palju. Siis läheb tuhu üle ja sa lased ennast lõdvaks. Puhkad, näed und, kui sa oled väsinud. Kui ei ole, siis liigud ringi. Ja siis tuleb jälle uus tuhu, mida sa jälle maha hingama asud. Ja niimoodi käibki sünnitus. Hästi rütmiliselt. Ja püüa mõelda siis sünnitusest neid positiivseid mõtteid. Ma saan hakkama, ma olen tubli, kõik läheb hästi. Mõtle isegi nii, et mu laps sünnib kergelt. Ma sünnitan teda armastusega. Julge mõelda selliseid edumeelseid, mõnuseid võtteid. Ja kui väga palju räägitakse sünnitusmajas sünnitusplaanist, siis ma soovitan, et tehke ise enda jaoks selline sünnitusplaan kaasa. Kirjutage üles neid väestavaid mõtteid, neid selliseid olulisi momente, mida sa tahad, et su tugiisik sulle aeg-ajalt ütleb. No kas või näiteks seda, et vaata, et ma oleks 2 tuhu vaheajalt täitsa lõtvevaba või aitäh tuhule. Jah, tule, kõik on hästi, ma ootan, mina sünnitan armastusega, ma jaksan, me oleme kõik nii tublid. Ka ämmaemand on väga tubli, mõtle ka ämmaemandast väga hästi, sellepärast, et ta on sinu sõber. Me kõik soovime sulle olla sinu toetajad ja olla sulle heaks toeks sünnituse ajal. Nii sinu tugiisik kui ka sünnitusmaja meeskond ja siis tulebki selline koos aidatud sünnitus, kus sünnib sinu armas pereime. Ja tule sünnitama nagu oma lapse sünnipäevale. Tule sünnitama, sest et see ongi ju lapse sündimise päev, mida tulevikus tähistate järjest kõrgema eelarvega. Nii et võtke seda sünnitust niimoodi mõnusalt, et me saame naised sellega hakkama ja see on meie töö ja me teeme selle ära. Ja sa ei ole üksi.
meil on Pelgulinna sünnitusmaja boksis seal kaasa võetud ka järi. See on üks väga mõnus sünnitamise abivahend, kus naine saab istuda järil ja mees saab selja tagant toetada, et tulge proovima seda sinna meie boksi, vaatama, kuidas see tunne on. Aga tulge ka sünnituseks valmistuma. Tulge julgelt rasedate joogagruppidesse. Need on hästi sünnituseks ettevalmistava loomuga, kus me õpimegi hingamist ja lõdvestamist. Nii et ma loodan, et me kohtume Pelgulinna sünnitusmaja kas joogatunnis või siis perekoolis või siis juba sünnitusmajas. Olge vägevad, te saate hakkama. Aitäh!